Eesti taasiseseisvumispäev on alati olnud ka selline, mis lisaks vabapäevale annab võimaluse koos perega aega veeta. Ja näiteks üks selline koht, kus täna seda tehti, oli Tallinnas Maarjamäe lossi juures ja Maarjamäe lossi kõik võimalikud atraktsioonid olid selleks puhuks avatud. Tõeline perepäev, mis pakkus peredele tegevusi nii väljas kui sees. Tahad näiteks katsetada seebimuljede tegemist, aga palun. Või mis veel põnevam, osaleda keppuubuste võistlustel. Seal aga oli konkurents tihedam. Sa oled juba rajal käinud? Jaa. Ja kuidas läks? Hästi. Või on siin aja peale või selle puhtuse peale? Mille peale? Puhtuse ja aja peale. Mis hobuse nimi on? Roosi. Roosi? Jah. Kui pikalt sa seda juba olete kasvatanud või temaga käinud? 1 aasta. Ja käid võistlemas ka? Jaa. Meeldib? Jaa. Mis siin veel olulist on, et mida tuleb silmas pidada? No, sa ei tohi tõkkima. See on nagu kerge jõustik. No näed, sul on hobune. Laiku. Sul on õde või? Mõlemad teete sellist sporti? Jaa. Kuidas sul läks? Siin me nägime. Jaa. Läks hea või läks hästi? Hästi. Nii. Kui kaua sina juba ratsutad? 2 korda kepphobusega ja 1 kord päris hobusega. Aga see ei ole veel kõik. Lossi sees oli atraktsioone veel. Ma ei ole ise kunagi aru saanud, kuidas õhupallist kujukesi keeratakse. Mitmes läheb? Ma ei tea, paar sotti on kindlasti läinud. Mille järgi siis neid tehakse? Et on, siin su maalt on nagu manuaal kohe olemus, et selle järgi... Me printisime välja, et mida me oskame, et lapsed valivad, et kes tahab õpib ja ma nagu näitame. Mõnele ma lihtsalt teen ja lapsed naudivad. Aha. Aga küsitakse midagi spetsiaalset ka kogu aeg? Mõõgad on hästi populaarsed, koerad on hästi populaarsed ja kui ma siin võtan selle vihiku, siis emad eelistavad lille vahepeal ja siis näiteks sellised tähekesed ka lähevad ka. Ühtegi lennuki ei ole teinud täna. Aga ja, et mõned ussid läksid, et sellised toredad mänguasjad on. Laste laadal lossi sees oli ka kauplemist kõvasti. Šokolaadijoomi on kõige rohkem ostetud. Aga kes need kõik valmis teinud on? Mina ja tema. 8 tegid? Jaa. Kui palju te tegite neid kokku? Kas sa mäletad või? Üle 60 umbes. Täpselt ei mäleta. Üle 60 ja praegu on ikkagi kassat natukene on, ma vaatan või? Jah. No see üritus oleks pidanud õues olema. No, eelmine aasta oli ka õues, see oli parem müük, aga... Jaa, see aasta on kuidagi vähem. Kulda väga sisse nii palju. See aasta on kehva müügi aasta. Tegelikult ongi. Jah. Koolikomplektid vasakukäelistele. Kas on see mingisugune enda poolt välja mõeldud toode või? Jaa, ma käisin eraldi 4 poes, valisin kõige paremat ja tegin komplekti. Oled sa ise ka vasakukäeline? Jaa. Sellepärast, sa nagu tahad aidata neid, kes on samu? Jaa. On selle vasaku käega siis natuke keerulisem midagi teha või parema käega? Jaa, mõnesid asju on nagu natuke raskem teha. Nagu näiteks, kui sa kirjutad vastakaga, siis sul läheb siit mõnikord mustaks. Niisugused asjad sellised. Kiluleib ka 20. augustil kaubaks? Igal juhul. Mehed ostavad ja poisid. Ja. Tüdrukud ja naised ei taha? Tahavad magusad. Nii et päris tore selline ettevõtmine ja isegi äriliselt täiesti arvestatav. No, täiesti arvestad. Laps saab oma kommiraha ja saab shoppata edasi. Ja. Kui palju 1 kilo leib, ma vaatan, 2 eurot? 2 eurot. On see ajaga kallimaks läinud ka? Ma usun, et ei päris... Ei ole. Inimesed ei kannata kallimalt maksta.